sissejuhatuseks võib-olla mõned tehnilised küsimused, et kuidas nüüd me seda üritust läbi viime. Et umbes tund aega meil siin kestab see üritus ja kui teil on küsimusi, siis minuti poolest võite jooksvalt neid esitada, tõstes käe või lihtsalt vahele hüüdes või ka siis kirjutades kommentaariumisse, et üritan jälgida. Ja kui on sellised personaalsem sorti küsimused, siis ei pea siin avalikult küsima, et võib ka siis pärast minu poole pöörduda, kirja teel, telefoni teel, ükskõik siis, et mil viisil ja arutame need küsimused läbi. Ja kui ma tõesti ei oska täna vastata küsimustele, siis kiiresti kirjutame üles ja saadame vastused tagant järgi. Nii, aga Kristo, oled olemas? Ja tere, olen täitsa olemas. Ja palun siis sinu poolt siis paar sõna ja tere kõigile osalejatele, et mina olen Kristo Kaasik Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja mina olin see MKM-i poole pealt, kes koostöös siis KIK-iga selle määruse ja selle toetusmeetme välja töötas. Et natukene rääkida võib-olla taustast, et miks siuke määrus välja töötati, miks siuke toetusskeem välja töötati, siis sellel oligi üks eesmärk, et kuna transporti eesmärkide saavutamine on Euroopa Liidu tasandil üks raskemaid eesmärke, siis selle teemaga tuleb juba ka varakult tööle hakata, et need eesmärgid saaks ilusti täidetud. Ja et transpordisektoris siis kasutatavaid kütuseid mitmekesistada, ongi siis mõistlik uusi lahendusi kogemuste saamiseks väiksemas mahus katsetada. Ja sellest tulenevalt me sellise elektribusside toetuse meetme ka välja töötasime. Ja sellest tulenevalt on ka väga suur ja oluline roll just kasutaja kogemusel ning taristu toimimisel just meie klimaatikas ja üldse ühistranspordisektoril. Et see analüüsi pool on ka meile tegelikult lisaks nendele bussidele taristule väga vajalik just tuleviku raames. Võib-olla ka nii-öelda natukene taustameetmest või mille alusel seda raha antakse, et selle määrusest tulenevalt ja direktiividest tulenevalt siis kasvab taastuvenergia osatähtsus kasv transpordisektoris ja see panustab siis otseselt ka meie eesmärkide täitmisesse. Ja toetus siis nii-öelda makstakse CO2 rahadest ehk siis nii-öelda riigi lubatud heitkogusühikute enampakkumise saadud tuludest. Et võib-olla siin siuke kerge sissejuhatus, miks see teema on meile tähtis ja millist rolli me tulevikus näeme, et siuke esialgne kasutajakogemus ja siis me oskame tulevikus täiendavalt vajadusel lisameetmeid välja töötada, et selles suhtes on see meile väga oluline teema. Ja aitäh minu poolt. Aitäh sulle. Ja ilma pikema jututagi lähme siis edasi teemaga, et mina olen siis Kristjan Kalda KIK-ist ja tutvustangi siis toetuse andmise tingimusi. Kõigepealt üks minu lapsepõlvest ilus kollane buss. Ma olen nii vana inimene küll, et mäletan veel neid. Ja kui nüüd seda pilti võib-olla tähelepanelikult vaadata, siis bussi tagaotsas paistab, nagu oleks seal väike suitsupilv taga. Et need ka meenuvad kohe selle bussiga seoses. Ja kui me mõtlemegi nüüd, et siis diisel on olnud pikki aastaid põhiline kütus meil ühistranspordis ja ka raskevedudes, näiteks tänapäeval ka sõiduautodel. Et peale diislit on olnud meil mõningal määral siin maagaasi, viimasel ka biogaasi kütusena kasutusel, mis kindlasti on nagu aitanud kaasa linnapildis keskkonna paranemisele, aga laiemas mõttes ikkagi nad on saastavamad. Kui nüüd meil tänapäeval siis maailmas juba väga laialt levima hakanud elektribussid. Et elektribusside puhul me räägime akubussidest, mitte siis veel vesinikust. Vesiniku võib-olla aeg ei ole veel sealmaal, tehnoloogia pole nii arenenud ja meil ei ole ka ülekülluses taastuvat elektrit, mida võiks siis vesiniku tootmisse panna. Arvestame sellega, et vesiniku energia salvestamine vesinikuna ei ole nii efektiivne kui akudega, et kui näiteks tuulikust 100
megavatist jõuab bussiratasteni 80–85%, siis vesiniku puhul on see pigem 35 ja 40%, et see, et ülekandekulud on nii palju suuremad. Ja sellepärast siis leivadki maailmas põhiliselt praegu elektribussid, mis on akutoitel. Et see väike sissejuhatus siis sellesse tehnoloogia arengusse, kuidas me siia oleme jõudnud. Et toetuse andmiseks on siis vastu võetud määrus, et majandus- ja taristuministri määrus, eelmise aasta lõpus on see kinnitatud ja siis selles määruses ongi kirjas need toetuse andmise tingimused, et millele, kuidas ja miks ja kes. Et neile küsimustele siis nüüd leiamegi vastused lähima tunni jooksul ja võib-olla ka kiiremini läheb. Link on siin olemas, selle leiab igaüks siis ilusti üles ja KIK-i kodulehel on ka siis vastav info olemas ja ka määruse seletuskiri on seal ilusti olemas, saate lugeda. Et Kristo juba lühidalt ütles, miks niisugune meede nüüd see välja töötatud, et kindlasti nagu otsene käega katsutavam tulemus oleks siis see, et meil linnatranspordis mõnevõrra väheneb süsinikdioksiidi emissioon, pluss siis veel muud keskkonnahäiringud vähenevad, räägime siin mürast näiteks. Teine oluline roll on andmete kogumine, andmeanalüüs, et saadagi siis teada, kuidas elektribussid meie kliimasse ja olukorda sobivad. Need analüüse on juba tehtud ka piisavalt üle maailma, et neid on võimalik internetis lugeda, aga igaüks on nagu ise moodi, sõltubki konkreetsest piirkonnast, maareljeefist, liinide pikkusest, inimeste arvust ja nii edasi. Et siis me püüame ka leida siis siin omad vastused. Eestis on ka tehtud varem, näiteks Tartus on aasta aega käigus olnud üks elektribuss ja selle põhjal siis ka analüüsi tehtud. Et need kõik nagu aitavad kaasa siis selle teadmiste arengule. Ja loomulikult siis on see laiem nagu eesmärk on siis aidata kaasa keskkonnasõbraliku elektritranspordi arengule. Nii ja kõigepealt siis ka kohe olulised tähtajad. Et nagu ikka toetuse andmine on seotud enamasti tähtaegadega ja taotlusvoor ongi nüüd avatud juba 8. veebruarist ja taotlused tuleb esitada hiljemalt siis 10. mail kell 23.59 ja võib see sajandike ja kümnendike ka veel juurde panna, et oluline ongi see, et 10. mai seisuga tuleb siis taotlus esitada, aga kindlasti ei soovita jätta seda viimasel hetkele. On meil nagu kogemusi küll niisuguste taotlejatega, kes käivad ukse taga kraapimas, et ei minuti aega hiljaks, et palun ikka võtke vastu, aga midagi ei ole teha, tähtaeg on tähtaeg. Ja taotlemine käib e-toetuste keskkonnas. Kõik on elektroonne, digiallkirjad asjad, et paberimajandust meil ei ole. Otsused tulevad ilmselt juunikuus, et arvestame umbes kuu aega läheb taotluste hindamisega alustamisest kuni siis otsuste tegemiseni. Ja siis järgmine väga oluline tähtaeg on 2. august. Ehk siis tulenevalt nüüd puhaste sõidukite direktiivist peab hanked välja kuulutama alles pärast 2. augustit. Et see puhaste sõidukite direktiiv tähendab seda, et Eestile on kohustus pandud teatud arv puhtaid liinibusse nagu kasutusele võtta. Ehk siis me soovime, et selle toetusega ostetud bussid läheksid siis selle direktiivi alla ja täidaksid Eesti kohustusi. See on link ka sellele, et kes tahab lugeda, siis saab seda ise vaadata. Ja olla on viimane hüüdlause ka, et kohustusi võib võtta alles pärast taotluse esitamist. Kuna siin nii see hangete kuupäev ees ja me eeldame, et suuremad asjad tulevad kindlasti hankega nagu bussid ja taristu, aga võib-olla mõned väiksemad kulud siis saate ilma hangeteta, aga need hangete piirmäärasid vaatame natuke hiljem. Nii. Ja lähmegi edasi selle juurde, et kes siis üldse, keda see taotlusvoor üldse puudutab, et kes saavad taotlema tulla. Et põhimõtteliselt ongi siin nüüd
Kaks varianti, et üks on siis ühistranspordiseaduse paragrahv 19 tähenduses pädev asutus. Eelkõige siis me näeme, et selleks saab olla kohalik omavalitsusüksus või nende ühistranspordikeskus. Ei ole välistatud ka muud asutused, aga linnaliinitranspordiga tegelevad ikkagi üldiselt kohalikud omavalitsused ise. Ja teiseks siis vedajad ühistranspordiseaduse paragrahv 6 tähenduses. Vedajad ehk siis bussiettevõtted nii-öelda rahvakeeli, kes siis pakuvad teenust. Ja vedajatel peab olema sõlmitud avaliku teenindamise leping ühistranspordiseaduse paragrahv 20 tähenduses. Ja siin on nüüd see tingimus, et see leping peaks kehtima nüüd vähemalt 5 aastat pärast 2. augustit. See leping võib hakata ka näiteks 1. jaanuarist 2022, sealt edasi 5 aastat. Ja kui nüüd see leping on lühema aja peale, kehtib näiteks ainult 3 aastat veel, siis aitab ka see, kui pädev asutus on juurde andnud vastava kinnituskirja, et seda lepingut jätkatakse, aga sõlmitakse uus leping konkreetse siis taotlejaga. Jah, ilmselgelt siin väga palju sellist varianti ei ole, kus pädev asutus saab niisugust kinnitust anda, et mõned linnad meil on. Ja miks just 5 aastat? Meil oli nagu valida, eks ole, et oletame, et hakata hankega pihta 2. august 2021, siis see tähendab, bussid võivad alles liinile jõuda 1,5 aasta pärast. Ja siis 5 aastat nagu kindlasti ei täitu. Tähendab, 5 aastat puudu, eks ole, et 1,5 aastat kasutame juba hanke peale ära, siis jääb alles 3,5 aastat. Me ei saanud ka pikemat aega panna, sest siis oleks nüüd võimalik taotlejad väga väheks jäänud, kuna lepingud ei ole nii pikad siin ja ei kehti nii kaua enam, et hakkavad ära lõppema. Et oli kuskene valiku koht, et risk jääb üles, eks ole, et aga ilmselt saame rahul olla ka sellega, kui ka 3 aastat näiteks vedu toimub ja saame 3 aasta andmed kätte juba. Aga ikkagi see on nagu taotleja risk siis, et ta ei saa 5 aastat vedada, see kohustus jääb ikkagi 5 aastat vedada bussiga, need elektribussidega. Nii et seda tuleb kindlasti tähele panna. Ja me teame, et neid võimalikke taotlejaid kindlasti siin meil väga palju ei ole, et igal juhul soovitan siis meiega ühendust võtta, kui mingi küsimused, probleemid vahendega arutada, siis kindlasti julgelt suhtleme. Et võimalikke siis probleeme ennetada ja aru saada ka asjadest, et me ühtemoodi aru saame. Et kindlasti see määrus, ta on uus asi, eks ole, et see on praktikas läbi proovimata, et neid küsimusi võib tekkida. Et kõike me kindlasti suutnud nagu ära lahendada. Nii, lisaks taotlejale, kes siis peab vastama teatud tingimustele siin, võib projektiga kaasata partneri. Et partner ei pea siis olema, ei pea vastama nende ühistranspordiseaduse paragrahvidele, aga ta peab siis olema, partneri mõte on selles, et ta osaleb projektis ja tal tekivad mingid kulud. Ehk siis oletame näiteks, et ta osalebki partner projektis laadimistaristu omanikuna. Ehk siis tema korraldab selle poole, et tal tekivad kulud ja siis ka saab temale toetust välja maksta. Aga siin on ka oluline see, et tema vastutab siis solidaarselt nende projekti tulemuste säilimise ja kasutamise eest sihipäraselt. Ja tal on siis põhimõtteliselt samad nõuded, mis taotlejale esitatud ja need nõuded ongi kohe järgmine slaid meil. Need on seda tüüpilised nõuded tänapäeval toetuste taotlemisel. Ehk siis põhimõtteliselt ei tohi olla maksuvõlglane, kui maksuvõlglane ajatatud, peab olema reaalselt tegutsev ettevõte. Et sama asja jaoks, ütleme siis elektribusside ja laadimistaristu jaoks ta ei ole saanud varem toetust Euroopa Liidust või muudest vahenditest. Ja kui mõni projekt on kuidagi varem untsu läinud ja talt on toetust tagasi nõutud, siis see toetus peab olema tagasi makstud. Ja ta ei tohi olla ka kindlasti teatud karistusseadustiku paragrahvide alusel karistatud. Et nende kohta siis taotluses tulevad kinnituskohad ja ka kõik teeb siis taustakontrolli vastavatest registritest Eestis. Nii.
Ja lähme siis edasi sellega, et milleks siis täpsemalt toetust antakse. Laias laastus ongi 3 valdkonda. Üks on siis elektribusside enda soetamine, teiseks on siis laadimistaristu rajamine ja kolmas on siis andmeanalüüsi pool. Ja kui me räägime siin pidevalt, et me anname toetust mõelda nagu linnaliinide busside jaoks, siis jah, see nagu elektribussi definitsioon, mis on määrus antud, ta nagu kirjeldabki ära siis linnaliini bussi. Et M3 kategooria 1. klassi sõiduk ja täpsemalt siis ta peab ka olema sõitma elektrijõul või kasutama üks heitjate jõusaadet. Me räägime ikkagi siin akubussist, aku elektrimootoriga bussist. Ja bussid peavad olema siis madalapõrandalised, ehk siis, et oleks mugavad. Tänapäeval enamasti need linnaliini bussid ongi juba kõik madala põrandaga. Nii, ja Robert. Ma võib-olla natuke rutan ette, aga siin on kõige viimane punkt praegu, et kasutatakse taastuvenergia. Mul tekkis selle kohta ka küsimus, et kas sinna mõeldud taastuvenergia paketti või on mõeldud seda, et peabki olema taastuvenergia tootmisüksus laadijatega ühendatud? Siin on mitu varianti, et kuidas seda nagu tõendada pärast, et võib esitada siis neid taastuvenergia sertifikaate, eks ole, või siis on ettevõttel ongi kohe leping taastuvenergia ostmiseks, või samamoodi võib olla ka täiesti oma päiksejaam või tuulik, eks ole, et siin ei ole vahet, see on tõendamise küsimus. Et peast ongi taastuvenergia kasutusel. Okei, selge. Ja siis bussid võivad olla tavabussid või ka liigendbussid, seda ei ole kuidagi piiratud. Oluline on, et siis ühe bussi kohta on aastane keskmine läbisõit vähemalt 40 000 kilomeetrit. Me oletame, et üks buss on remondis pool aastat, väga palju sõidagi, siis teised bussid peavad oma läbisõitudega ära katma selle puudujäägi. Et kui meil ütleme, et ongi 8 bussi näiteks, siis peab aastane läbisõit olema vähemalt 320 000 kilomeetrit nende kõigi peale kokku. Jah, ja see nagu ütles, et te kasutavad siis taastuvenergiat. Nii. Kindlasti üks keeruline koht on need abikõlblikud kulud. Et siin oma rolli mängivad riigiabi reeglid. Et riigiabi reeglite uurimisel ja täpsustamisel me nägime palju vaeva, aga siis jah, lõpuks jõudsime üks tulemuseni, et nagu kogu kulu ei saa abikõlblikuks lugeda busside puhul. Et me peame võtma aluseks selle, et tavapärane lahendus linnaliinides on diiselbuss ja selle maksumuseks me leidsime 200 000 eurot. Seda maksumust ka, mis üks tavaline linnaliini buss maksab või mis üldse on tavaline linnaliini buss, eks ole, et see on väga keeruline paika panna, et me uurisime nii seal kui siit, aga lõpuks siis niisuguse numbrini me jõudsime, keegi lõpuks väga vastu ka ei vaielnud, et jõuda siis niimoodi võib olla. Ühesõnaga, et me saame toetada täiendavat investeeringu kulu, mis ületab nii-öelda tavapärase lahenduse maksumust. Ehk näiteks, kui ma ka näite aldasin, et kui elektribuss maksab näiteks 500 000 eurot ja diiselbuss samaväärne siis 200 000 eurot, siis abikõlblik summa sellest on 300 000 eurot, ehk selle vahe nagu, et me saame lugeda toetuse mõttes abikõlblikuks. Järgmine slaid on ka siis selle toetuse protsendi kohta. Et jah, et toetuse osakaal saab olla siis kuni 50% abikõlbliks kuludest. Seda nii üksikute nende kululiikide lõikes, on ta siis buss, taristu ja andmeanalüüs ja ka kogu projekti siis abikõlbliks summast on 50% saab toetus olla. No see on sama näiteks, et kui elektribuss on 500 000, diisel on 200 000, siis abikõlbliks summa on 300 000 eurot ja sellest siis toetus saab olla 150 000 eurot. Niimoodi peab seda siis arvutama, et kindlasti kui sinnamaale jõuate, et hakkab see toetusosakaal arvutamine, siis võib alati ju meie pool pöörduda ja vaatame läbi need asjad. Et see seletuskirjas ja määrus endas on üsna põhjalikult sellest juttu, et ma siin nagu riigiabi detailides väga ei lasku. Ja ütleme jah, riigiabi on keeruline teema ja kui on keerulisi küsimusi, siis meil on ka pädevad kompetentsed juristid olemas, kes oskavad vastata, kui ei oska, siis küsime Rahandusministeeriumist ja kui Rahandusministeerium ei oska, siis oleme ka Euroopa Komisjoni poole pöördunud.
Aga jah, selline see reaalsus on praegu, et keerulised skeemid ja nüüd oluline on ka see, et nende toetusprotsentide juures peame arvestama, et otsused me peame tegema sellel aastal, sest selle aastaga lõpeb ära võimalus anda nüüd nii suurt toetusprotsenti, et riigiabireeglitest tulenevalt on kuni 45% muidu, aga kuna Eesti asub nii-öelda rohkem abi vajavas piirkonnas, siis nendel on võimalik anda suuremat protsenti seda abi, aga jah, see piirkond lõpeb nüüd selle aastaga ära, et tulevikku ei tea, et kas ta pikendatakse seda abi, suuremat abi vajadusega piirkonnana Eestit või mitte. Nii et siis jah, siin on oluline tähele panna, et bussi maksumus ei ole veel abikõlblik summa, et sealt tuleb maha lahutada siis 200 000 eurot. Siis saab abikõlbliku summa kätte ja sealt siis toetust arvutada. Aga see on ainult busside pool niimoodi, et näiteks kui me laadimistaristu juurde, siis siin seda tavapärast laadimistaristut ei ole. Et paraku on niimoodi, et bussidele ja laadimistaristule saame anda abi erinevatest riigiabireeglitest lähtuvalt. Et kui elektribussi puhul me räägime üldse grupierandi määruse artiklis 36, siis laadimistaristu puhul meil 2 varianti. Et kas siis üldse grupierandi määrus 56, artikkel 56 või üldse vähese tähtsusega abi. Et sellest kohe lähemalt. Aga siis jah, et laadimistaristu, et selle all, mis me siis mõtleme, et on siis ütleme, toetusega soetatavate elektribusside jaoks mõeldud laadimislaadijad, ehk siis tavalaadimispunkt ning kiirlaadimispunktid. Et mõlemad peab siis olema vähemalt 2 tükki, võib alati rohkem olla. Abikõlblik on siis nende seadmete soetus, paigaldus, projekteerimine ja ehitamine, ehk siis kogu komplekt. Ja lisaks siis on abikõlblik ka vajadusel laadimistaristu liitumistasu elektrivõrguga ja ka omaniku järelevalve teenus. Natuke mõisteid ka siis, et tavalaadimispunkt on siis tavaline, mis me mõtleme laadi all. Enamasti siis kuutame ette, et asub ilmselt siis kas siis bussidepoos või kuskil pargis, et kus siis bussi laetakse üle öö. Ja neid peab olema vähemalt 2 tükki ja samamoodi siis 2 tükki peab olema kiirlaadimispunkte, mis on siis vähemalt 150 kilovatti võimsad ja on ta siis pantograaf tüüpi või mõnda muud tüüpi laadija. Ja mis me algses määruse kavandis me soovisime kindlasti, et oleks siis võimalik bussitakudest tagasi võrku elektrit laadida. Aga siin töö käigus selgus, et see tehnoloogia ei ole veel nii laialt levinud sealmaal, et me ei julgenud praegu siin määrus seda kohustuse sisse panna. Et on eelistatud ja saab hindamisel punkte, kui selline võimalus on olemas. Me teame, et Londonis on juba seal üle aasta aega peaaegu kasutusel. Need samad siis tagasilaadimise võimekusega bussid ja laadijad. Ja ka Ameerikas on mingid variandid, aga kuna neid on nii vähe neid lahendusi ja konkurents on selles vallas väike, ilmselt oleks hind palju kõrgem kui tavaliste laadijate ja busside puhul, siis praegu meil jäi ta siis mitte kohustuslikuna sisse, et aga hindamisel saab siis punkte, kui selline võimekus on olemas. Nii, aga laadimistaristu puhul siis mõned pildid ka, et jällegi üks ilus kollane buss ja siin on siis näha pantograaflaadija. Selle mõte siis on see, et kas siis lõpppeatus näiteks buss teeb selle 5, 6, 7 minutit pausi ja selle ajaga siis suudetakse akudesse piisavalt anda elektrit, et siis marsruut läbida. Ja siin kui muidugi peab tähele panema ja on iga taotleja enda lahendada see küsimus, et kas siis see pantograaf on laadija küljes, ehk siis laskub ülalt alla bussi külge või vastupidi, et igal bussil on oma siis see pantograaf ja see ühendub siis laadijaga. Et kindlasti, kui igal bussil on oma, siis teeb mõnevõrra kallimaks, aga kui on näiteks pantograafi laadija küljes, siis on seal see risk, et kui nüüd see katki läheb, siis see pantograaf, siis bussi laadida ei saa. Siis peab olema mitu laadijat. Aga neid kalkuleerimise ja arvestamise kohta on väga palju seal. Ja siis miks mitte on kasutusel ka juhtmevaba laadimine, kontaktivaba laadimine, kus siis buss sõidab laadija kohale, põhja all on siis tee pinnase sees on siis laadija ja toimubki laadimine. Et neid on ka mitmel pool täitsa kasutusel.
Nii, korraks oligi juttu sellest laadimistaristust, et kas ta nüüd riigiabi või vähese tähtsusega abi. Et kui nüüd, et vähese tähtsusega abi puhul peame silmas pidama, et see on piiratud, et seda saab iga isik saada 3 aasta jooksul kuni 200 000 eurot. Ehk siis see on piiratud ja võib-olla, et ongi kõik see abi juba ära kasutatud ja ei ole võimalik seda saada. Aga siis laadimistaristu puhul jah, et kui nüüd küsida abi artikkel 56, grupierandi määruse artikkel 56 alusel, siis see tähendab seda, et see peab vastama teatud tingimustele. Eks kõige olulisem ongi see, et nagu ma olen see mustalt tumedalt välja toonud, et huvitatud kasutajad peavad taristule juurde pääsema avatud, läbipaisteval ja mitte diskrimineerival alusel. Seda reaalsuses, kuidas me ette kujutame, et teil on pantograaflaadijad näiteks, et kes reaalselt samasugust laadijat veel kasutada saavad, tõenäoliselt ei ole sellist varianti, et keegi tuleks oma, ma ei tea, sõiduauto või seda pantograafi alla saaks laadida ennast. Reaalselt tehniliselt ei ole võimalik. Et põhimõtteliselt siis, ma ei tea, taotleja saabki öelda, et jah, kõik, kes soovivad ja tehniliselt võimekad, võivad tulla laadima teatud siis turuhinnaga, siis võib-olla isegi, et oleks nagu võimalik seda artikkel 56 tähenduses abi anda. Et aga see ongi tõendamise kohustus siis taotlejal, et ära näidata, et kuidas siis tema siis projekt vastab nendele tingimustele. Et see on niisugune loominguline koht, et ilmselt peab hästi läbi mõtlema, mitte aga loominguline, vaid ka kindlasti nagu juriidiline, et kõik need konksud ja paragrahvid oleksid siis nagu kaetud. Ja taristu kasutamise tasu, näiteks oletegi öelnud, et jah, et kõik, kes tahavad, saavad tulla laadima, siis ka see tasu peab olema siis turuhinnale vastav. Nii, ja siis üks tingimus on siin veel, selle artikkel 56 juures, et abisumma ei tohi ületada abikõlblike kulude ja investeeringu tegevuskasumi vahet. Et siis see arvutusse andmed tuleb lisada taotlusele. Ja toetus jah samuti siis, et kuni 50% abikõlblikest kuludest. Et siin on siis kogu see laadimistaristu on abikõlblik. Et siin ei ole mingit tavapärast lahendust, mille summa tuleks maha lahutada. Nii, ja kui nüüd ei ole võimalik näidata seda artikkel 56 alla laadimistaristu rajamist, siis on tegu lihtsalt vähese tähtsusega abiga. Et siis peabki vaatama, et kas teil on seal vähese tähtsusega abi jääki piisavalt, et seda saab kontrollida Rahandusministeeriumi kodulehel. Link on olemas siin. Ja lisaks siis veel, et elektrivõrguga liitumistasu on vähese tähtsusega abi ja omaniku järelevalve kulu on vähese tähtsusega abi. Neid ei saa siis nüüd artikkel 56 alla panna. Ja paraku jah, seda taristut ei saanud liita nagu elektribusside enda juurde, et sinna artikkel 36 alla, et seda me ka uurisime põhjalikult ja lootsime, et saab niimoodi teha, aga ei saanud, et peab eraldi nagu see artikleid kasutama. Kas ma saan küsida korra? Ja. Lähme ka eelmisele slaidile, mul oli seal 2 küsimust. Selle kohta? Jah, just, et esimene on selle avatud läbipaistva ja mitte diskrimineeriva aluse kohta seotud siis pistiklaadijatega. Et kui me paneksime 2 ülikiirlaadijat kuhugi lõpppeatusesse, siis sellisel juhul on suhteliselt tõenäoline, et sinna mingil hetkel tuleb mingisugune Tesla laadima. Kuidas sellisel juhul käituda, sest et kui arvestada linnaliinide hooga, siis seal ei saa lubada pikaajalist ootamist kellegi teise taga. No, see ongi see küsimuse riski koht, eks ole. Et see abi artikkel 56 mõistes ongi mõeldud sellele avatud, nagu meil need autode laadijad, eks ole, on kõigile avatud taristu. Et spetsiifilist konkreetsetele masinatele mõeldud taristut sellal ei ole mõeldudki ja sellest ongi need tingimused siin pandud. Et jah, kui nüüd taotleja näeb, et tal ei ole võimalik seda asja lubada, siis ei olegi võimalik, siis saab ka ainult vähese asju abi anda. Et see on jah iga enda otsustada ja kui tahab seda kasutada artikkel 56, siis ka tõendada. Ma korra
et kui on kohustus sõita 40 000 kilomeetrit aastas ühe bussi kohta, aga pärast see ongi takistatud puhtalt sellepärast, et ei saa nagu laadima panna, et siis põhimõtteliselt peakski sellest plaanist siin loobuma, mis on võimalik. Et kas on hiljem nagu sanktsioneeritud, et näiteks kui me suudame tõestada, et me ei saa sõita võib-olla seda kilometraaži täis, sellepärast, et me ei saa kogu aeg löögile laadimise osas. Siis peab ilmselt laadijad varuga panema. Et eks see on, ütleme, see ongi teie nagu enda otsustada, et kas te soovite seda 56 kasutada või mitte, et kui te soovite kasutada 56, siis jah, need tingimused on juures siin. Ja need riskikohad kõik on reaalsed, jah. Aga ise küsimus see, et reaalselt, kas need laadija otsikud sobivad tavaliste autole ilmselt mitte, ma arvan. Et reaalselt neil ei ole võimalik tulla laadima ennast sinna. Nii, lähen siis edasi vast. Just, aitäh. Andmeanalüüs, et küllaltki oluline osa nüüd projektist. Et andmeanalüüsi kohta on siis määruses lisa 1, et kus on siis antud lähteülesanne. No, mõte ongi selles, nagu Kristo siin lühidalt rääkis, et nii poliitika loojad, ilmselt ka tulevikus siis vedajad, hangetel osalejad, kohalikud omavalitsused on kõik huvitatud tegelikult sellest infost, et millega edasi minna, kas jätkata diiseliga, gaasibussidega või tõesti minna elektri peale üle, et siis mõte ongi selles, et taotlejad siis ütleme juba toetust saanud, siis ettevõtted koguvad ja analüüsivad kasutuse eest saadud infot. Et ma arvan, et hea küll, et me oleme pannud selle kohustusena kirja, aga nagunii ma arvan, et kõik operaatorid oleks ise ka samast infost huvitatud, et kuidas on siis nüüd elektribussi tasuvus, nende kasutus, nende mugavus, kulud, hooldus, vastupidavus, kõik need asjad, eks ole, et see info huvitab kõiki. Ja meie soovime seda infot ka saada ja selleks siis on ka üks hindamiskriteerium, ongi siis taotleja poolt kokku pandud andmete kogumise analüüsi kirjeldus. Ehk siis me oleme andnud lähteülesande, selline üldine dokument, et umbes mis infot me soovime, aga siis nüüd taotleja ülesanne on see vormistada ära, et mis andmeid, millisel kujul te siis hakkate koguma ja esitama. Et see on üks siis sisuliselt hinnatav kriteerium, et kui me vaatame pärast hindamiskriteeriumi, siis need kõik tulevad tegelikult taotlusest numbrilised väärtused, aga see on see ainukene nii-öelda siis ekspertide poolt hinnatav kriteerium. Ja andmeanalüüs on niisugune teema, et vähe keerulisem teema, et kui me projekti elueast räägime, siis ütleme, projekt kui selline lõpeb ära sel hetkel, kui on bussid olemas ja alustavad liinivedu. Et siin eespool oli ka abikutse tähtaeg, ma võtsin üles selle slaidi, et hiljemalt siis aasta 2023 lõpuks peab olema siis kõik nagu valmis, et on liinid välja ehitatud, taristu välja ehitatud, bussid olemas ja alustavad vedu. Et kui lõpeb varem, see lõpeb varem, väga hea, aga nüüd pärast projekti lõppu siis hakkab siis andmeanalüüsi pool pihta. Et siis jah, et 5 aastat pärast projekti lõppu peab siis hakkama seda analüüsi tegema. Et andmeanalüüs koosneb siis põhimõtteliselt 2 osast, üks on siis vahearuanne, mis siis esitatakse kord aastas, aasta lõpu seisuga. Oletame, et alustate vedu näiteks 1. aprillil 2022, et väga kiiresti. Et siis ka juba selle osa aasta kohta siis tuleks 15. jaanuariks esitada aruanne, aga oletame näiteks, kui alustate 1. novembril näiteks vedu, et 2 kuud ainult, siis on arutamise kohta, et kas on mingid andmeid on juba võimalik välja võtta, järeldusi teha või mitte, et võib-olla siis ei peaks nagu esitama aruannet, et võtame pikema perioodi. Aga siis kõige lõpuks, kui nüüd 5 aastat möödas, et siis ootame ka lõpuaruannet koos siis viimase vahearuandega, et mis kajastaks kogu siis seda 5-aastast perioodi.
aga me loodame, et et juba siin esimeste aastatega saame juba piisavalt infot kätte tegelikult, mis näitavad ära, et kas siis, kindlasti ma usun, et on tegelikult tasub see elektribussi majandus, et ju järjest rohkem need liinid tuleb ja ka Euroopa liinad järjest teevad hankeid ju elektribusside peale. Ja kulud andmeanalüüsi puhul samamoodi, siis on võimalik neid kulusid meil katta, aga siin on nüüd ühe teistmoodi, kui ütleme busside taristude puhul on, siis peab olema arved ja aktid olemas, ehk siis kulud on tõendatud, tehtud, siis andmeanalüüsi puhul, kuna projekt lõpeb tegelikult ennem ära juba, kui see andmeanalüüs pihta hakkab, siis siin on nüüd ka selline erisus, et me saame maksta neid kulusid välja siis põhjendatud eelarve alusel. Ehk siis te panete kokku eelarve, kas näiteks, ma ei tea, ostate seal teenusele sisse või isegi töötasu, teil oma töötaja teeb seal, ma ei tea, aastas seal 80 tundi tööd näiteks selle analüüsiga, siis saab selle eelarve alusel need projekti lõppedes need summad välja maksta. Ja see on samuti siis vähese tähtsusega abi ja toetus siis kuni siis 50% sellest andmeanalüüsile tehtavatest kuludest. Et jällegi, et kui te andmeanalüüsi hakkate koostama endal selle taotluse juures, siis võib julgelt konsulteerida, et saaks juba siis projekti koostamise käigus võimalikult hea tulemuse. Ja mõne sõnaga siis mitte abikõlbulistest kuludest, ehk siis neid väga palju ei ole, aga siin põhimõttelised asjad, et siis liisingut võib kasutada busside ostuks, aga liisingu siis sõlmimisega seotud kulud ja intress ei ole abikõlblikud, ehk siis see põhisumma, mis siis bussi hanke tulemusena kuluks tekib. Ja kindlustamise kulu ei ole abikõlblik. Oluline on see, et kui te liisingusse ostate bussi, siis liisingulepingu lõppedes peaks siis toetussaaja olema bussi omanikuks. Et see tingus võib olema kindlasti lepingus sees. Amortisatsioonikulu ei ole abikõlblik. Ja siis need kulud, mis juba varem mõnest toetusest hüvitatud. Ja loogiliselt, et igasugused muud kulud, mis ei ole kuidagi seostatavad projektiga, et siis ka need ei ole kindlasti abikõlblikud. Ja käibemaks ei ole abikõlblik, ehk siis kui toetussaaja saab käibemaksu tagasi riigilt, siis sel puhul ei ole abikõlblik. Aga näiteks kui kohalik omavalitsus toetus saab, siis tema puhul võiks olla. Abikõlblikud ei ole koolituskulud. Et seal oli jällegi riigiabi küsimused tulevad, et miks me ei saanud seda panna sinna, et oleks läinud juba 4. riigiabi reegli alla. Aga mõtlesin, et me jätame selle välja, aga kindlasti ei tohi seda koolitamist ära unustada, et erinevad uuringud ja analüüsid näitavad, et teistes riikides, et bussijuhi sõidustiilist sõltub väga palju, see energia kokkuhoid. Et see on väga olulised vahet tekivad sisse seal. Et kindlasti on see väga oluline teema. Abikõlblikud ei ole samuti õigusabi, kohtu ja riigihangete vaidlustuskomisjoniga seotud kulud, palgakulud. Palgakulu põhiline erinev see, et eraldi me palgakulust ei maksa, aga ma näen, et kui nüüd selles andmeanalüüsis seal eelarves esitate palgakulud, see on okei. Aga eraldi nüüd me kellegi palgakulust kinni maksma ei hakka siin nüüd palgalehtede alusel. Bussid peavad olema uued. Ja ka siis laadimistaristu puhul tähele seda, et kas ta on siis artikkel 56 minev abi või siis vähese tähtsusega abi. Nii, kui küsimusi ei ole, siis lähen edasi. Taotluse lisad. Et jah, siin neid mõnevõrra lisasid on. Püüdsime ikkagi võimalikult vähe küsida, et ei oleks lihtsalt halduskoormust. Aga jah, siis kõigepealt minimaalselt 2 võrreldavat hinnapakkumist, ütleme busside, taristu, mis iganes omaniku järelevalve kohta. Et 2 just sellepärast, et oleks mingi, kuna tehnoloogiad on uued, et busside puhul ja et oleks mingi sükene turutunnetus käes, et hinnapakkumist ei ole kindlasti siduvad, need on turu-uuringu eesmärgil tehtavad, et hiljem tuleb siis hanked läbi viia vastavalt siis sellele hangete korrale, et sellest ka edaspidi.
Ja teiseks siis peab olema avaliku teenindamise leping vedajate puhul. Ja kui see on siis lühem kui 5 aastat, siis peaks panema juurde ka pädevasutuse kinnistuskirja, et temaga siis sõlmitakse uus leping või pikendatakse olemasolevat. Tuleb lisada liinide ja rajatava taristu kirjeldus, ehk siis võib teha kaardimaterjale, teksti osa, et ongi, et siis kui pikad liinid, mis marsruudid, mis bussid, kus laadijad asuvad, kui võimsad laadijad, ühesõnaga üldine kirjeldus, tuleks aru saada siis, et kus ja kuidas seda projekti elu viima hakatakse. Siis meil KIK-i lehel on juba olemas avaldatud CO2 kokkuhoiu arvutuse vorm, et siis ise pead valemeid seal välja mõtlema hakkama, arvutama, et seal lihtsalt siis sisse panna nõutavad andmed ja arvutuse teeb siis see süsteem ise ära. Soovime saada ülevaadet projekti rahastamisallikatest, ehk siis, et kas siis omavahenditest kaetakse see kulu, oma finantseeringu osa või siis võetakse laenu või kasutatakse liisingut, et sellised asjad siis ära kirjeldada. Ja oma finantseeringu puhul siis kindlasti soovime kirjalikku kinnitust, et jah, selles summas siis taotleja katab siis oma finantseeringu. Ja kui on partner kaasatud, siis partneri nõusolek osalema projektis, nendes tegevustes ja siis ta on ka teadlik nendest kohustustest, mis ta endale võtab. Allkirjastamise puhul siis, kui näiteks taotlus allkirjastab keegi teine kui allkirjaõiguslik inimene, siis peaks panema volikirja juurde ja ka siis partner annab volikirja siis peapartnerile, et võib tema siis seda taotlus allkirjastada. Ja siis lisada kindlasti, nagu oleme rääkinud juba, siis andmete kogumise analüüsi kirjeldus. Peab kinnitama, et ei ole saadud toetust muudest allikatest, siis riiklikest või ka väljaspoolt riiki. Ja kui siis taristu pool, siis kui üldise grupierandi määruse artikkel 56 alusel, siis peab panema siis selle tegevuskasumi prognoosid ja siis selle summa arvutusega kirja panema. Ja kindlasti siis ka see kirjeldus, et ta vastab selle artikkel 56 nõuetele. Taotlemine toimub struktuurifondide keskkonnas, et seal on võimalik ka meil muu rahastusallikaga voor läbi viia. Et siis seal, kui sisse logite, siis taotlusvooruna siis tuleb valida elektribusside ja transpordisektoris kasutusvõtu toetus. Nii, ja siis kui olete taotluse esitanud, loodetavasti varem kui 10. mai, siis hakkab KIK neid dokumente läbi vaatama. Ja kui meil tekib neid küsimusi või probleeme või tuvastame puuduseid, siis anname võimaluse täiendada taotlust, parandada taotlust ja ongi, et suht vabad käed tegelikult, et kui me tõesti millestki aru ei saa, siis me küsime ja võime nõuda dokumente juurde, et isegi neid, mis ei ole otseselt lisada nimekirjas. Kui tuvastame siis nende puudused taotluses, siis nende kõrvaldamiseks saame anda kuni 10 tööpäeva. Kui juhtub nüüd, et teil ei ole võimalik neid puudusi parandada 10 tööpäeva jooksul, siis põhimõtteliselt on KIK-il õigus ilma ärakuulamist tegemata kohe ka taotlus mitte vastavaks tunnistada ja langeb menetlusest välja. Et seetõttu väga oluline, et ikkagi taotlus on põhjalikult ette valmistatud, et ei oleks sellist olulisi puuduseid, mille kõrvaldamiseks läheks rohkem kui 10 tööpäeva aega. Ja kui taotlus on korras, siis 15 päeva jooksul alates siis esitamisest anname taotlused üle siis hindamiskomisjonile. Eeldame tegelikult, et kindlasti neid parandusi tuleb teha taotlustes, siis need parandamiseks kuluv aeg siis lisandub sellele 15 päevale. Komisjonil on siis circa 5 tööpäeva aega teemat vaagida, arutada ja siis kokku tulla ja hindepunktid ära panna. Ja eeldamegi, et otsus tuleb juunis 2021. Sõltub palju nüüd taotlusi laekub ja kui heas korras need on, et väga positiivse stsenaariumi korral võib-olla on ka võimalik seal juuni alguskohe otsused ära teha.
Ja siis, kui juunis on otsus käes, siis augustis peab siis, 2. august on siis võimalik, peale 2. augustit on võimalik hakata see hanke läbi viima. Nii, aga siis jah, et kui nüüd taotlus on liikunud edasi hindamiskomisjonile, siis määruse lisas 2 on kirjas need kriteeriumid, mille alusel need taotlused hinnatakse. Et ma panin siia punkti ka juurde, et kõik näete ise ka sealt määruse lisast, et nagu näha, siis väga kõrgelt hinnatakse siis seda elektribusside arvu, et nagu öeldud, siis minimaalselt on 8, aga mida rohkem siis seda rohkem punkte võimalik saada, samamoodi siis ka näiteks laadimistaristu arvelt, et kui on laadimispunkte, meil oleme sinna, kui on ta siis kiirlaadi või tavalaadi ja kõik lähevad arvesse tükina. Ja siis jah, punkt 6 siis ongi siis elektrivõrku tagasilaadimise võimekus, et sellest saab siis pool punkti lisaks, kui on see laadijatele bussidel olemas. Otsus, et kui ongi hindamiskomisjon oma töö teinud, punktid on pandud, siis tekib pingerida ja suurima punktisumma saaja siis võidab. Ja kui tekib võrdne seis, siis otsustab CO2 tulemus, et kummal siis suurem kokkuhoid, et siis tema võidab. Ja kui peaks juhtuma olukord, et meil ongi siin mitu taotlust ja võitja ei võta kogu eelarvet ära, näiteks ma ei tea, võtab 3 miljonit toetust ära, 4 miljonit kokku eelarve, võtab sellest 4-3 miljonit ära, siis 1 miljon jääb alles, siis teise koha saajal on võimalus siis soovi korral see miljon sealt saada ja siis vajadusel siis ka paneb rohkem oma osalust, kui jääb muidu puudu. Nii et see võimalus on olemas. Kui otsus on käes, siis jah, tuleb hakata hangete peale mõtlema, et mida kiiremini seda parem. Et põhimõtteliselt on niimoodi, et kui olete riigihanke kohuslane, siis teete riigihanked, nii nagu riigihanked seadus ette näeb. Kui te ei ole riigihanke kohuslane, siis peab jälgima paragrahvis 3 olevaid põhimõtteid. Siin ongi, et hankeid teha läbipaistvalt, kontrollitavalt, nõuded on nagu põhjendatud, proportsionaalsed, asjakohased, et oleks siis konkurentsi efektiivselt ära kasutatud. Nii, ja nagu siis öeldud, et avaldada pärast 2. augustit 2021, kuid mitte hiljem kui 6 kuu jooksul, ehk siis selles aknas peab need hanked ära tegema, avaldama. Ja eelnevalt siis tuleb hankedokumendid esitada KIK-ile ülevaatamiseks, kui eeldatav maksumus on üle 100 000 euro. Need on käibemakstud summad siis. Ja see käib niimoodi, et annate siis teada meile e-toetuste keskkonnas, on vastav kirjavahetuse võimalus olemas, et teil on nüüd hankedokumendid üles laetud, et sinna riigihangete registrisse, jah, ka mittehankijad peavad seda tegema. Et alates 30 000 siis tuleb kõik hanked seal e-menetlusel läbi viia. Ja mittehankijatel on seal eraldi hankeliik olemas. Ja kui nüüd hankes eeldatav maksumus jääb alla 30 000 euro, siis lähtute oma hanke korrast või kui seda ei ole, siis peate võtma 3 võrreldavat pakkumust. Kas siis meili teel või kuidas keegi soovib. Aga see KIK-i dokumentide kooskõlastus, siis peaks arvestama ikka kindlasti 2 nädalaga, et see võib aega võtta. Et kui täna esitate hoogmisoote juba vastust, siis seda väga loota ei ole. Et lihtsalt, et meil on töö jälle tees ja võib-olla on vaja kaasata ka teisi inimesi, juriste ja hankekontrolli, siis lihtsalt võtab aega. Nii. Ja kui hanked on läbi viidud, siis kõik kontrollib jällegi ka lepingu üle, kui olete lepingut sõlminud. Ja siis algabki siis projekti elluviimine. Ja kui nüüd on taotluse koosseisus on ka asi nagu maksete kava või jah, maksete ajakava, et siis seal peate nagu taotlusest ära näitama enam-vähem, et kuidas te soovite neid makseid saada, et kas siis mingis etapis vahemaksed, ma ei kujuta ette, et näiteks tulevad pooled bussid kohale, teete ühe vahemakse ja ülejäänud siis, kui kõik on kohal, teete lõppmaksena või ainult üks lõppmakse, et see on nagu enda valik, et seal väga palju piiranguid ei ole.
et jah, siis tuleb teha taotluse juurde rahastamiskava. Ja makseid on võimalik siis KIK-il teha nii toetusajale partnerile kui ka siis otse töövõtjale. Et töövõtjale makse puhul siis peab olema töövõtja nõusolek või on ka näiteks lepingusse kirja pandud tingimused, et KIK võib teie eest teha makse. Et siis eraldi nõusolekut võtma ei pea, et töövõtja on nagu teadlik ja nõus sellega, et KIK maksab. Aga kindlasti kui KIK teeb ka makse, siis need mingid kohustusele KIK-ile või vastutus KIK-ile ei lange, et teenuse maksmise eest. Et see on ikkagi töövõtja ja tellija vaheline suhe. Ja KIK-il on võimalik siis maksed teha, ka toetuse makse teha otse liisingu andjale. Kui liisingu korral me teemegi liisingu andjale selle toetusosa makse. Ja tingimus on siin see, et esmane sissemakse vähemalt 5% lepingu summast siis peab olema tasutud, et toetussaaja poolt eelnevalt. Ja andmeanalüüsi kulust me rääkisime, et seda saame maksta siis eelarve alusel. Ja maksed teeme 30 päeva jooksul, kui puudused esinevad, siis see parandamiseks minev aeg siis lisandub. Nii, ja siis on, nagu oleme rääkinud juba, et liising on lubatud. Et tingimuseks on siis see, et liisingulepingu lõppedes peab vara minema liisingu võtjale. Nüüd 2 sükest punkti, et kui nüüd saadate liisinguga selle näiteks elektribussid, siis liisingu summa ei või olla suurem kui nüüd see soetusmaksumus, millest on maha arvutatud toetuse summa ja esmane sissemaks, ehk siis see 5% näiteks. Ehk siis lepingu peaks tegema selle tingimusega, et kui KIK nüüd maksab oma selle toetuse ära selle liisingu andjale, siis tehakse maksegraafik ümber kohe, eks ole, et seal seda toetusummat enam maksegraafikus ei oleks. Ja nüüd viimane punkt tähendab siis, et me ei soovi sellist leaseback tehinguid, ehk siis et ei ole lubatud see, et ostate küll bussi välja, aga siis projekti käigus müüte selle bussi liisingu andjale ja võtate selle kohe liisingusse tagasi. Et selline tehing ei ole lubatud. Et siis see sales leaseback on nagu rahvusvaheline nimetus sellele tehingule. Et te võite teha küll osta bussi, eks ole, et kohe liisingusse võtta, aga see, et te ostate ise välja selle bussi ja annate siis liisingusse, et see ei ole lubatud. Nii, aruannete tähtajad siis, et on ka jutt olnud põgusalt varem, et siis vahearuanded, ütleme nüüd projektiperioodi jooksul, ütleme kuni selle 2023 aasta lõpuni, kui on vaja, siis iga aasta lõpuseisuga tuleb esitada vahearuanne 15. jaanuaril. See on väga üldine dokument, ega seal mingit väga sisu ei olegi, et ongi näiteks, ma ei tea, mitu bussi on soetatud, kui on vahepeal, mitu kilomeetrit sõidetud, kui on, et aga kui ei ole nagu vahearuande jooksul midagi tehtud, selle perioodi jooksul siis lähevad nullid sinna kirja. See on väga lühike ja väga koormust ei tekita teile. Ja siis projekti lõpus tuleb siis lõpparuanne esitada. Et see on siis, kui bussid on alustanud liinivedu. Ja pärast siis seda lõpparuanne esitamist hakkab siis andmekogumisperiood, ehk siis bussid peavad sõitma 5 aastat nüüd lõppmaksest alates. Ja siis iga aasta siis kohta tuleb esitada siis 15. jaanuariks vahearuanded. Samuti seal e-toetuste keskkonnas me tekitame projekti juurde järelearuande vormi, et sellega siis koos esitada need analüüsid. Ja kõige lõpuks siis lõpparuanne 5 aasta pärast. Ja põhimõtteliselt siis, kui 5 aasta pärast on lõpparuanne esitatud, see on nagu aktsepteeritud ja siis ongi kõik, on kohustused lõppenud, aga dokumentide hoidmise kohustus kestab veel 10 aastat. Aga see vara hoidmise ja kasutamise kohustus on, mis kestab 5 aastat. Ja sellega põhimõtteliselt on nagu üle kapatud nüüd sellest menetluse korrast. Et siin on minu kontaktandmed, et võite siis helistada, kirjutada, joonistada. Ja Kristo siin tõstab kätt, palun. Ja, ma tahtsin võib-olla paneme su mute peale, muidu kajame. Ja, ma tahtsin võib-olla natukene seda teemat täpsustada, et meil on toetuse maksmiseks eelarve 4 miljonit eurot. Et juhul, kui ongi, et enim punkte saanud taotlus on näiteks, kasutab sellest eelarvest 2 miljonit ära ja jääb näiteks meil 2 miljonit veel sinna toetuse potti alles, siis on ka
nii-öelda pingerea alusel hakkame järjest võtma, kes veel sinna osalusse mahub või sinna taotluse potti, aga oluline on siin, et ka näiteks teine, kellel on 2 miljonit alles, ta täidaks siiski minimaalseid hindamiskriteeriumid ära, milleks on siis vähemalt 8 elektribussi ja 2 tavalaadijat ja 2 kiirlaadijat. Et need kohustused nii-öelda on siuksed minimaalsed, mida tuleb igal korral täita. Isegi kui oled teisel, 3. kohal, kui näiteks peaks isegi toetust 500 000 olema, siis peab ikkagi nende minimaalsete kriteeriumitega täitma lihtsalt näiteks oma finantseeringut tõstma. See oli siuke täpsustav remark. Aitäh. Ja nüüd ongi, et kui keegi saab kommenteerida, küsida, siis praegu on see võimalus. Ja kindlasti siis küsida saab jooksvalt nüüd siin kuni sinna 10. maini, aga pärast seda, et kui vaja on. Nii, paistab, et küsimusi kommentaare rohkem ei ole, et oleme täpselt kell on 3. Lõpetasime täpselt õigel ajal ära, nii et minu poolt aitäh siis teile ja taotlejatele jõudu jaksu. Aitäh, nägemist.